supp, mis armastavad süüa kõik inimesed. See on üks minu kõigi lemmikutest asjast. Ja retseptid on sama palju nagu inimesi on. Mina ise vähemalt olen lugenud 70 retseptidest. Minu meelest borši hing on hea veiseliha ja selle jaoks meil on vaja teha kõigepealt puljong. Puljong läks keema, võtame nüüd temperatuur kohe nõrgemaks kuskil 4 peale. Ja kogu aeg korjame vaht pealt. Keedame tund aega. Lisame nüüd sisse loorber, nelk, mustpipar, kuivploom ja sibul. Ja tund aega veel. Võtame liha välja ja kurname puljong läbi. Nüüd kergelt praeme sibul, porgand ja tomatipasta koos. Nii kaua vaatame oma liha üle. See nahk ja rasvane osa võtame ära. Anname keeta 3-4 minutit ja siis lisame kartulikubikud. Nüüd on aeg panna kartulid. Kui kartul on valmis, paneme liha ja keedetud riivitud peed sisse ja kohe maitsestame soola ja ädikaga. Ädikas säilitab meile borši värvi. Kartul on valmis, nüüd on aeg panna keedetud ja riivitud peed ja meie ettevalmistust keedetud liha. Soola ja kindlasti suhkrut. Suhkur stabiliseerib ädikat. Nüüd lõikame värsked ürdid, mis meil on. Mul on näiteks vanaema andis mulle tilli, peterselli ja sellerilehti, mis annaks väga hea mõnus maitse sinna juurde. Nii, borš on valmis, nüüd on jäänud üks pisikene, aga hästi oluline detail. Paneme lõigatud ürdid ja küslauk sisse, võtame tuli maha ja laseme temale kaane all seista vähemalt 10 minutit, et kõik need aroomid tuleksid supi sisse.